Tere hommikust! Meie suundume täna Ragnäkesega Tallinnasse, et minna saada kokku Laura ja Kaisaga, et seal siis omakorda võtta osa Share'i üritusest, mille piletid ma võitsin. Väga põnev. Ja mina kui lipedeemihaige võiksin toituda gluteenivabalt või vähemalt võimalikult gluteenivabalt. Kas ma teen seda? Ei, aga äkki täna saan mingi tõuke selleks. Ja siis meil on plaanis käia Balti jaamas, seal toimub mingi basaar ja kui me jõuame, siis ka uuskasutuskeskuse laomüügile, kus mina varem käinud ei ole. Nii et tundub väga põnev ja vaatab, mis see päev täna toob. Anjo? Jah. Millised su ootused täna selle päeval on, Ragnäke? Ootused on, et me saaksime mingid riided, head toitu ja seltskonda. No seda kõike saab, sest mina olen seal. Hea seltskond, hea toit, head riided. Tulen segu ja mahu siia vagunisse ära. Nii siia tahaks täna minna siis. See ela. Need on väga head. See tundub maitsetu, ma ei hakka need. Ei olnud, see oli väga hea, see oli soolane. See on soolane või? Seda ma ei proovinud. Maitseb too. No see, ei, aga see on nagu cracker, see peabki olema, sinna sa paned cracker. Ikka lõpus on, suke soolane maitseb. Aga lähme edasi, võtame midagi järgmist siis. Ja see on väga hea. Aga ma seda ei ole võtnud veel. Võtame siis seda ka. Cheers. No see on mul cracker suus veel, jah. See on küll nagu tavaline. Nii hea. Vaapna. Nüüd ei taha tervet nagu. Šokolaadi maitseb pole, aga On tuleb. See aga tuleb. mul on ainult üks siis. Ja see ei saanud seda. Ma ei ainult üks reinis seal. Kõik need head asjad sõin ise. Ja eits mul ainult Kooriku. Jah. Kõik krõpsu ka proovi. Need olid kotis ka meil. Me saime väga uhked kingikotid. Me pärast unboxime. Ütle uuesti. ja. Nii, me lähme nüüd vaatame uuesti Raili juurde ja saame suumagustaks. Tere. Tema on Raili. Naaber. Meeldib tutvuda. Kas me võime juba Siin on süüa? degustatsiooniampsu ja seal lauas saad ise teha endale. Siin on lihtsalt need, mis mina tegin. Ja teed teised. Oh my god. Millist te võtsite? Seda? Okei. Mina siis seda ei võta. Võta sina sidruniga. Ma võtan tema kõigepealt. Võta tema. Ise tegin. Jätsin pool tegemata, sest sinna ma tahan muid asju peale panna. Näita, kui suureks see suu läheb. Oota. Suureks. Me teame, mis järeldused me teeme sellest. Laura! Oota, näita. Suur tükk pidi suu lõhke ajama. Aga see on hea magus. Ja. Jah, see on munast, sidrunist ja laktoosivabast võist tehtud. Laktoosivaba või? Lisada ja kogu lugu. Nii, me võtsime kupongide alusel endale selliseid lameleivaga ampsukesi. Mul on vegan. Cheers! Maitseme. Mul on suvi kõrvitsaga. Ei, ma võtan seda enne. Aga siis ma söön ära, siis ei saa. Miks me ometi ei või istuda? Nii hea kaste. Et on vegan, jah. Ei, On ju. ei, siis on suvi kõrvits lihtsalt vahel kana asemel. Väga hea. Mis firma see veel on? Pole siukest näinudki. Ditchi. Siukest pole küll. Vaata kui ilus pudel. Ma arvan, et see on nagu tišee või midagi, mitte titši.
Sorry. seal Tšeljakese selts teeb selle loengu, nemad siis jagavad ilmselt kõige paremini seda infot, mida üldse saab teada, kas siis talumatuse kohta või lihtsalt sobimatuse kohta ja mida te saate siis enda jaoks teha või milliseid valikuid teha paremaks. pigem küll, sest et vaata, kui nagu sa ütlesid nisu, siis see kuidagi läheb paista, vaata. Aga ma saan seda süüa, mul ei juhtu nagu seedimisega midagi, lihtsalt on nagu... meie lähme nagunii paista, see on nagu teedist. väiksed selfie mutid. nii, me hakkame photoshoot'i tegema nüüd. jah. Lähme jah. Aga siin ole küll. No nii. Sa nagu armasta mind. Sa olid nii kaugel või? Nii lähedale. Nagu tšüki. See nägu oli nii hea. Me lähme nüüd sinna ülesse. Oi, kui ilus siin on. Siin on koti töötuba. Ma enam ei taha sellest trepist ei üles kalluma. Me peame alla minema sealt veel. Jaa. Ja mina oma taimedega, no vaadake, mis pupsud niimoodi on. Nii ilus. Väga äge. Kui oleks aega, siis istuks maha, laseks oma loovuse valla. Väga äge. Tuleme alla. Meil on parkimiskohtadega suht pahasti ja Ragne lihtsalt seisis sinna, et me saaks oma autoga sinna tagurdada. Kõndisime sellest keertrepist alla seal ennem ja mul läksid jalad nii jõhkrad krampi, ma pole mitte kunagi tundnud sellist krambitunnet sellises kohas enda jalgades. On niimoodi, kui ma kompressioonsukad jalga panen, siis mu süda hakkab tegema selliseid hästi õrnasid vahelööke ja praegu mul teeb see süda täpselt samamoodi, see tekitab mulle veidikene ärevust ja see on natuke nõme. Aga äkki, kui me lähme nüüd korraks selle õhuga, vaata siin läks natuke umbseks ka meil. Mul lihtsalt jalad nagu nii veidrast kohast krambitavad. Ühesõnaga, libedeem sucks so hard. So hard. On jah. Sul on ka väga päikseline, ma saan aru. Mul ka. Tere! Nii, meil läheb proovimiseks siin ja näitab neid püksega. No mega komplekt. Mega ilus. 10 euri. Paneks siia mingi valge maika ja... Väga ilus. Ma olen nii kaunid tuulest viidud. Me jõudsime kuskile, me väga kindlalt, ikka me oleme õiges kohas, jah. Me tulime sellest basaarist sealt nüüd ära, sellepärast, et muidu tore üritus, aga lihtsalt nii palju inimesi. Stanged olid nii üksteise nagu lähedale pandud, et väga ei saanud seal midagi vaadata. Tekkis konkreetselt lihtsalt sensoorne üleküllus ja ei sobinud hästi. Nüüd lähme siia laomüük, siin on riided on 2 euri, jalatsid ja kotid on 3 ja mingid asjad olid seal euro midagi. Väga põnev. Oppa. Just siis, kui ma mõtlen, et ma olen intelligentne täiskasvanud naine, ajab see silt mind naerma. Ei, muidu on ilusad. Väga ilusad. Siia mingi maika ja mingi japp peale. Jop. Tenner alla. Et mingi tenner alla ja. Ma ikkagi just võtan. Äkki me võtame maja limonaadi? Võtame nagu liitri. Laura võttis ainsana meil kausi ja meie 3 sööme juustusnitslit. Head isu! Meie kõhud said väga täis. Hea on olla. Toit oli okei. Selle raha eest oli kõhud täis okei. Peaks panema selle kaamera teistpidi filmi, vaata nagu lasta. The sea, the sky.
vähemalt kala ei. Hauli ei jõudnudki teha üldse näidata, kes mida ostis. Mina ei ostnud, ma ostsin ühe kaela selle, pärast näitan. no mina ostsin musta kleidi ja valge jumpsuiti, aga noh, siin ma ei saa väga hästi neid näidata. Ei saa, väga ilus pikk, küll te näete kuskil. mina sain mingi keebi moodi pintsaku jaki. Ja see oli väga lahe. See oli päris oli ilus, jah. väga lahe. Sügiseks päris hea. Teksa püksid ja siis üks pluus. Ja siis see valge komplekt ka, vaata see püksid ja... Ja seda te nägite ka. Seda te nägite ka. Ja see oli väga ilus. Ja rohkem ei ole midagi. Ja kodus ma teen selle šäärikoti unboxing. Näitan, mis me sealt saime. See üritus oli ka väga tore. Hello! Vaata seda pupikest. Ma ei panegi jah, et see on väga... Kus on pupid, seal olen mina. kohtumispaik on seal, kus on pupid. Kuidas see rong läheb? 40. Me lähme nüüd rongi peale ja sõidame koju. Ja siis sõidame koju, jah? Jätavad mu üksi. Jah. Ja ma pean veel täna sünnipäevale minema, ma loodan, et tuleb vahva õhtu. No kui pigem ju võiks tulla. Kuigi uni on tegelikult peal, tahaks magama minna. Rongis pikutate. Ta läheb tööd tegema täna. Küsi veel või? Barbeid, jah. Sa teed barbeid ka, jah? Ta teeb barbeid. Kas sul on väga palju footpikke, mida kuskile müüki panna? Muidugi. Nii tore oli. Lihkile saab koju. Kuidas hakkama ei saa nüüd? Miks sa nüüd hakkama ei saa? Nii hädaline, noh. See on musi palju. Tule. Jaa, musi. Oi, kui tubli. Ma tegin sinna. Jaa. Mis värvi Oskar oma pea lasi värvida tädiketil? Me oleme täiesti ühtekad. Ma saad isegi punasem kui mina. Tšau. Tal on külm süda. Nii. Ma ütlesin, et ma näitan ära need asjad, mis ma sealt Shari ürituselt sain. Ma loodan, et ma olen kaadris. Ma väga loodan. Aga ma niimoodi hästi korraks ainult piilusin siia koti sisse. Kott ise ka minu meelest mega tore, suur. Selles mõttes, et ma olen väga selliste tote bag'ide ja poekottide kasutaja. Need asjad, mis me seal maitsesime, olid kõik väga-väga head. 2 asja, millest ma nagu sain aru, mis on ju natuke teistmoodi, oli magusvahvel ja see leib. Aga ta oli peenleiva tekstuuriga, natukene peenleiva maitsega ka, mulle iseenesest peenleib maitseb, nii et ei olnud üldse hullu. Raudselt see käsnakale jääb kaadrisse seal taga. Ma panen kinni selle. Nii. Kas ma... Ei, ma ei alusta uuesti. Las ta olla. Vaatame siis. Krõpsu. Need on paprikakrõpsud. Need maitsesime ka seal. Ja siin on 2 pakki neid. Ma oleks väga soovinud tegelikult, et üks oleks olnud see soolaama. Sest mulle see soolaama isegi meeldis natuke rohkem. Paprikamaa on selline magusam, aga super head. Natuke kõvema tekstuuriga, aga väga-väga head. Sellised snäkileivad vist. Näkileivad vist öeldakse nende kohta on ju. Just šokolaadiküpsised. Need olid super head. Mulle väga-väga maitsesid. Siis, siin on saia ka. Ei. Okei, ma ei saa aru. Need on vist ikkagi leivad mõlemad. On selline pakk ja selline pakk. Issa, mis asi see on? Appi, kas see on pitsalõikur või? Ongi. Oh my god, kui lahe. Kuna ma olen õhtul üksi ja ma sünnipäeval ei söön mitte midagi, sest see Hiiu pubi toit lihtsalt on nagu siiamaani hoiab mu kõhtu väga täis ja natuke isegi nagu raske olla. Siuke mitte eriti mugav. Aga kui mul läheb kõhtu heaks, siis ma võib-olla teen endale ühe külmutatud pitsa, mis mul on. Ja ma saan seda katsetada. Nii lahe. Väga handy. Viimaseks asjaks on siin sees veel põll.
nendel töötajatel, kes seal olid, nendel olid ka need põlled. Ja selline tore põll. Noh, mida võrki. Hästi tore. Kindlasti leiab kasutust. Mul on üks väga armas täpiline põll, aga kui see on pesus, siis saab seda kasutada. Peaks rohkem tarbima gluteeni ja laktoosivabasid asju. Ja tegelikult on mul olnud üldse viimased paar kuud probleeme siis soolestikutööga ja ma olen pidanud sellega tegelema. Ja mulle nagu tundub, et see ei ole päris korras veel. Ehk siis selline gluteenivaba ja laktoosivaba toit on kindlasti maole ja soolestikule kergem. Ja lisaks lipödeemi pärast ka samamoodi tegelikult, et need rasvarakud ei saaks progresseeruda hullemaks, siis peaks tarbima gluteeni vähem. Igatahes, mida ma tahtsin veel teiega jagada? Niiviisi. Meie väike sissu on tänaseks igaveses unes, sest tema aeg meiega sai siin otsa. Ja meil oli temaga väga-väga tore. Ja ma tean, et temal oli meiega ka väga tore, sest ta elas üle 8 pikka aasta. Ja see lõpp oli... Teate, mis on? Ülikeeruline on see, et ma siin istun üksi, filmin ja ma ei tea, mida ma võiksin jagada ja mida mitte jagada, sest mina räägin ju ainult kaameraga praegult. Ja see on vahest väga keeruline. Ma ei oska oma mõtteid koondada ja Ceciliast rääkimine siin on nagu, ma ei tea, kui palju ma tegelikult tahan sellest jagada. Point on see, et ma olen täiesti üksi kodus, täiesti üksi. Et ma tean, et siin ei ole nagu looma ka, et kui ma nagu koju tulen, siis on siuke kurbus on hinges ja see täna on siis laupäev, see juhtus esmaspäeval. Vähe aega on möödas ka ja ta oli meiega tõesti väga-väga kaua aega ja hästi harjumatu on. Aga ta läks selles mõttes ikkagi rahus. Meie Eliseega olime tema juures sellel hetkel, kui ta tudusse pandi ja me tegime talle väga-väga nunnu karbikese. Me joonistasime sinna peale kõik ja saatsime ta ilusate soovidega teele. Elisee tegi veel hästi armsa kaardi talle ja matsime ta siis meie maalapikese peale ja sinna ka. Elisee on nii nagu kunstimeelega tütarlaps ja see on nii lahe, sest ta lihtsalt leidis kive ja kividest tegi sellise jänese kuju ja lihtsalt nii tore. Ja haua peale istutasime ka väikese kuusekese. Loodame, et ta võtab ilusti juured alla ja just, et praegu kindlasti uut looma ei taha. Praegult ma ei ole kindlasti valmis selle jaoks ja kui mõni mõtleb, et et lihtsalt küülik, siis meie side selle loomaga emotsionaalselt oli väga tugev ja see oli on siiani meie perele väga raske. Nii et kallistage ja hoidke oma loomakesi ja armastage neid. Ma tahtsin näidata ühte asja, mis me tellisin. Oota. Mis veel on nagu hästi-hästi harjumatu ja võtab aega on see, et meil ei ole köögis seda väravat ees enam. Kes on varasemaid videoid vaadanud, siis ta teab, et meil köögis oli selline nagu pisike pool värav Cecilia jaoks, sest ta elas nagu täiesti vabalt lihtsalt meil köögis kogu aeg. Ja seda ei ole enam, seda väravat ei ole enam ja see oli seal nii kaua, et meil on parketi sisse sellest rattast nagu selline lohk tekkinud. Aga sellise väikse võtmehoidjakese tellisin. Loodan, et see näitab ilusti. Ja siin sees on Cecilia karvad, mis jäävad meiega. Mõne jaoks võib-olla on rõve, meie jaoks väga armas ja oluline. Rääkides veel tänasest päevast natukene, siis kaltsukast. Ma olen nagu selles, esiteks ma olen pettunud natukene selles basaari kirbukas,
ainult sellepärast, et seal oli tõesti liiga palju inimesi ja no nii ebamugav oli lihtsalt, me ei saanud nagu liikuda seal ja sihuke, ma ei tea, me olime seal väga vähe aega, me olime seal, ma arvan, mingi 15 minutit, kui sedagi. Ja siis me läksime sinna uuskasutuskeskuse lattu ja kui ma armastan uuskasutuskeskust, siis see ladu oli täiesti pettumust valmistav. Nagu täiesti. Et oleks see, et nagu teised tüdrukud oleks hästi palju leidnud ja mina ei leidnud lihtsalt, et noh, mõni päev tõesti on. Keegi ei leidnud endale nagu mitte midagi erilist, seega rohkem ei läheks. Ma pigem käin seal europäevadel edasi või kotimüügipäevadel, kes ei ole kunagi käinud, siis soovitan minna vaatama. Eriti kui on väiksed lapsed, sellepärast et need riideid kulub lihtsalt niivõrd palju. Noh, mul nad enam nii väiksed ei ole, aga kuu viimasel päeval saad minna, osta 10 euro eest 150 liitrise koti ja siis panna sinna sisse oma äranägemise järgi nii palju riideid ja jalatseid ja kotte, kui sinna mahub. Et hästi-hästi hea variant minu meelest just väikeste lastega, kus on nagu, ma ei tea, tuuse kulub nagu leiba ja ma ei tea, kleidikesi ja asju ja hästi lahe. Või võtta lihtsalt lapsed kaasa öelda, et sa võid võtta endale ükskõik, mis sa tahad ja lihtsalt lasta neil nagu sobata. Mina olen väga taaskasutususku. Eelkõige sellepärast, et sealt võib leida väga lahedaid asju, väga selliseid asju, mida sa poest ei saa. Ja kindlasti jätkusuutlikkuse mõttes, et sa ei lähe igat asja ostma kiirmoodi poodi. See läks praegu riimi. Aga et keskkonnasäästlikkuse mõttes ja tegelikult ju rahasääst tänapäeva ühiskonnas on nagu päris oluline. Nii et kes ei ole veel käinud, siis ma soovitan minna. See on uuskasutuskeskustes kuu lõpul viimasel päeval alati. Nende sealt kodulehelt leiab info. Ja üks põnev asi juhtus veel. Ma olen nagu mõelnud, ma nüüd natuke räägin. Võib-olla see on igav. Äkki ma peaks keskkonda vahetama? Ei, ma olen siin. Kaisa küsis mu käest, et kas ma olen kunagi mõelnud ka mingitele sponsorlusasjadele või koostöödele, siis ma ütlesin, et ei ole. Ja ma tõesti ei ole. Et kui see juhtub või kuidagi tee viib selleni, lahe, boonus, äge, võib-olla see sobib mulle, võib-olla mitte, ma ei tea. Aga et ma selliselt ei ole selle peale mõelnud. Ja sellest hetkest alates, kui ta mul seda küsis, siis mul on nagu mingi seeme peas kasvama hakanud, et see on ainult idee mu peas. Et kui elu teeb nii, et see võiks juhtuda, siis ma haaran sellest võimalusest kinni. Ja siis üleeile nägin ma mõnnaka stories, Instagrami stories, et nad otsivad inimesi, kes tahaksid endale jahutavat tekki. Ja kuna esiteks see kõnetas mind lihtsalt sellepärast, et ma päriselt kaalusin jahutava teki ostmisele ainult tänu oma jalgade olukorrale, siis see kõnetas mind ja teiseks kohe nagu see pirn mu peas läks põlema, et ahaa, et nad soovisid vastu saada siis Reelsi vormis videot ja mõtlesin, et okei, aga äkki see ongi see võimalus. Kõlab nagu toredasti, et ma saan ennast julgemini Instagramis eksponeerida, sest ma tegelikult ei ole seda julgenud siiani teha, sest mulle tundub kuidagi liiga isiklik, aga samas ma istun siin, räägin kaamerasse nagu räägiks sõbrannale oma päevast, on ju. Ja ma mõtlen, et see on ju veel nagu lähemal mulle, nagu see platvorm. Aga igatahes, et tahaks nagu proovida, oleks lahe, siis ma kirjutasin neile ja nad panevad või panid, ma täpselt ei tea, selle mulle posti ja ma peaksin selle lähipäeval kätte saama. Pau, lahe, äge. Eks ma siis vaatan, mis sellest saab. Vot. Nii pikk jutt oli nüüd. Ma loodan, et te kõik jõudsite minuga siiani lõppu. Mul oli nii tore täna vlogida, sest ma väga igatsen sellist igapäeva vlogindust. Neid reisivlooge tuleb veel ja ma tean, et võib-olla kõik ei viitsi neid vaadata, aga sellest ei ole absoluutselt mitte midagi. See on tõesti meile endale mälestuseks ja kui see kellelegi veel meeldib, siis see on ju lihtsalt tore.
aga tegelikult ma võin ühe loo veel rääkida juttu, nagu olge natukene veel. Käisime sõbrannadega Pärnus peol ja siis tuli minu juurde üks hästi tore naisterahvas ja küsis, et kas ma olen Sigrid. Ma olin mingi jaa. Ja ta küsis, kas ma suga pilti võin teha? Ja ma lihtsalt nagu mõtlen oma peas, et miks nagu pilt, nagu miks? Weird. Ja siis ta ütleb, et jah, et mu tütar vaatab sinu YouTube'i kanalit. Ja siis ma olin mingi, YouTube, issand jumal. Lõpetage ära. Ma lihtsalt olin täiesti hämmingus. Ma tundsin ennast nii... Seal oli ebamugavust, seal oli tänulikkust ja lihtsalt mingi uskumatu tunne. Ma olin mingi, mida? Minuga pilti? Miks? Mis sa teed selle pildiga? Anyways, ta leidis mind tõenäoliselt tänu Poola vlogidele, sest ta jälgis ennem Kaisat ja nüüd jälgib ka mind, mis on nii tore. Aitäh teile kõigile, aitäh sulle. Kui sa vaatad seda videot, siis sa võid endast märku anda. Nii tore. Tütar oli 22 aastane ja ta tütre jaoks küsis pilti. Hästi lahe kogemus ja ma ei unusta seda hetke ausalt mitte kunagi. See oli väga-väga kihvt. Ja mul on ka päris mitmeid teist kirjutanud Instagrami. See teeb südame nii soojaks lihtsalt, et te annate teada, et te vaatate, et te elate kaasa. Ja kui mulle kirjutatakse või kuidagi moodi antakse märku, et mind jälgitakse ja vaatatakse, investeeritakse oma vaba aega sellesse, siis alati tekib natuke siuke päriselt ka ju inimesed näevad seda, mis ma siin teen. Naljakas. Ma ei ole sellega arvestanud, aga lihtsalt vahest ma ei ole kindel, millised hetked ma peaksin siia sisse jätma, millised mitte, sest mul lihtsalt aju on lihtsalt nagu mingi... Aitäh, kes siin on. Ma olen juba mingi 3. kord vist tänan, et aitäh, et te oled siin minuga lõpuni jõudnud. Oh my god, võtab kokku ennast. Olgu. Thanks, et vaatasid. Näeme jälle. Bye.